Teoorias on USA'l ja Iraanil relvarahu, kuid tegelikkus on selline. Iraan tulistas mitu ballistilist raketti ja drooni Bahreini pihta, sihtides USA mereväe 5. laevastiku peakorterit ning Kuveidi pihta, tabades rahvusvahelist lennujaama, tappes 1 inimese ja vigastades vähemalt 60 teist. Esimese terminali hoones oli näha ulatuslikke kahjustusi. IRGC teatas, et alustas rünnakui vastuseks USA rünnakule Iraani sõjaväe maapealsele juhtimisjaamale Keshmi saarel Hormuzi väinas ning raketirünnakule Iraani naftatankeri masinaruumi vastu, mis üritas jõuda Islamivabariiki hoolimata USA blokaadist. See viimane eskalatsioon toimub ajal, mil USA ja Iraani vahelised läbirääkimised jätkuvad, hoolimata sellest, et Teheran väidab, et lõpetas suhtlemise vahendajatega. Teisipäeval ütles Trump, et Washingtoni ja Teherani vahelised vestlused jätkuvad iga päev, öeldes Iraanile, tsiteerin, on aeg ühel või teisel viisil kokkuleppe sõlmida. Iraan on väga tõsises olukorras. Ja kui see oleks sealsete poliitikute otsustada, ning ma saan aru, et kõik seal on mingil moel radikaalsed, aga kui see oleks nende inimeste otsustada, kes tegelikult valimistel osalevad, ülikondi kannavad ja keda sa telekast näed, siis nad tõenäoliselt teeksid kokkuleppe juba homme. Nende probleem on selles, et ülemjuht ja IRGC tuumik on nendele survele veidi vastupidavamad, kuni neid suudetakse ümber veenda. Ja ma arvan, et sinna suunas nad liiguvadki. Ja kuna Hormuzi väina blokaad jätkub ja Iraani majandus on allakäiguspiraalis, siis diplomaatia Washingtoni ja Teherani vahel näitab vähe edusamme. Ja oht, et vale arvestus võib kogu piirkonnas olukorra plahvatuslikult pingestada, ainult kasvab. Ma ei tea, ma